Head volinikud, tere tulemast Alutaguse vallavolikogu 3. koosseisu teisele istungile. Avan siis kohaloleku kontrolli. Palun märku anda, et olete kohal. Olengi sen süsteemi error. Kusjuures neid ei ole seal gruppides ja ma ei tea, miks neid näitab. Aga enne lehti tuli siis või Annu proovis. See oli testis, aga ma nüüd annan ära. Aga mitte enda nimega vist? Mitte olid enda nimega? Teeme ikkagi korra pausi, siis tehnilise pausi veel. Praegu? Me ei saa hääletada. Nii, peame tehnilistel põhjustel pausi tegema. Kui mitu minutit? Ma vaatan, kas ta kuidas ta luges. Jah, meil on volises. Teeme 5. 5 minutit on paus siis. Kohaloleku kontroll on tehtud. Võid minna päevakorra kinnitamise juurde. Nii, palun tähelepanu. Jätkame volikogu koosolekuga ja meil on täna mõned tehnilised probleemid. See tähendab, et volis on maas ja me seal hääletusi läbi viia ei saa ja teeme volikogu siis nii nagu vanasti tehti enne kui arvutid meil olid. Et panen siis päevakorra projekti kinnitamisele ja palun siis käega märku anda, kes on selle poolt. Nii. Tundub, et kõik olid poolt. Nii tegi väga kiire. Sellega ei ole midagi tehes. Ei ole jah. Sa vaadata saad, pane lihtsalt volis endal ilma sisse logimata. Ta viskab kohe mulle. Võta lihtsalt see. Niimoodi. Kui ei osale, ärge osalegi, siis te näete, kui te ei osale istungis neid tekste, võta siit, vaata lihtsalt ja siis sa saad vaadata seda eelnõud. Nii. Just. See on siis esimene eelnõu. Allapoole. Siis sa näed. Kas sealt liigub? Jah. Kuidas ta liigus? See on tuutepunkt. No näita, kuidas see liigus. No räägi. Nii, päevakorra esimene punkt siis Alutaguse vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine. Nii, tutvustan siis ise, et moodustada järgmised Alutaguse vallavolikogu alatised komisjonid ja määrata nende tegevusvaldkonnad järgmiselt. Maksimaalselt 12-liikmeline elukeskkonnakomisjon, mis siis ühendab rahanduspoliitikat, eelarvet, varahaldust, vallaarengut, ettevõtlust, ruumilist planeerimist, ehitust, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust, kanalisatsiooni, elektrit, haljastust, vallasisest ühistransporti, keskkonnakorraldust, heakorda, jäätmemajandust, loodushoidu, maavarade ja maakasutus siis. Teiseks, luua komisjon, kus on samuti maksimaalselt 12-liikmeline komisjon, siis, mille nimi oleks siis heaolukomisjon ja see komisjon siis otsustaks valla haridus, kultuurikomisjoni, noorsootöö, lastekaitse, huvitegevuse, kultuuri, spordi, külaliikumise, vaba aja ja sotsiaali eest siis. Ja kolmandaks oleks siis revisjonikomisjon, mis oleks 3-liikmeline tegevusvaldkond vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Nii. Ja siin teeme ka siis käega hääletamise. Kas on ettepanekuid? Kas on kellelegi ettepanekuid? Jah, Anneli. Ja, et
sõna heaolu on tegelikult eksitav, et sõna heaolu tähendab jõukust ja olukorda, kus inimeste vajadused on rahuldatud, et see nimetus ei sobi tegelikult selle komisjonile, et on ettepanek ikkagi sellele leida sobiva nimetus. Ja kas on ettepanek nime osas? See, mis ta tegelikult on, hariduskultuuri ja sotsiaalkomisjon, siis on nagu kõik need põhivaldkonnad ikkagi kaetud, siis saab aru ka, millega tegu on. Hariduskultuuri ja sotsiaalkomisjon. Kas on veel kellelegi ettepanekuid? Mul on Paul. Pigem märkus, et proovime ära kahe komisjoniga või ütleme siis 3 komisjoniga toimetamise, aga mul on ettepanek selline, et näiteks enne suvevaheajale minekut vaataks korra sellele tegevusele otsa, et kas see tegelikult on piisav. Lihtsalt see 12 liiget komisjonis, et kuidas moodi see need arutelud hakkavad välja nägema, et kas see asi natuke laadaks ei lähe. Et ehk siis ettepanek on enne suvevaheajale minekut siis komisjonide tegevust analüüsida, kas on vaja mingeid muudatusi teha, et siis äkki jõuame vajadusel järgmiseks aastaks midagi muuta. Aitäh. Kas kellelgi veel? Tundub, et rohkem ettepanekuid ei ole. Nii. Paneme siis Anneli ettepaneku hääletusele, et muuta heaolukomisjoni nime ja hääletusele läheks siis selliselt, et uus nimi oleks haridus, kultuuri ja sotsiaalkomisjon. Palun siis käega märku anda, kes on selle ettepaneku poolt. Et on haridus, sotsiaal- ja kultuurikomisjon ikkagi nimi. Oota, Kõik olid poolt praegu. Kõik olid poolt. Jah, siis läheb niimoodi. Ja, siis muudame nimetuse. Nii. Kas rohkem ettepanekuid ei ole? Rohkem ettepanekuid ei olnud. Siis tervikteksti läbi hääletamine, ehk siis, et meil on 3 komisjoni, elukeskkonnakomisjon, haridus, kultuuri, sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon. Jääb sellesse otsusesse. Selle lõpphääletus toimub. Ja palun siis käega märku anda, kes on nende 3 komisjoni poolt. Kõik on poolt. Nii, nüüd lähme siis... Kas seal vist ei saa seda järgmist nime muuta. Nii, päevakorra järgmine punkt siis elukeskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Vaata, mis meile ettepanekud tulid. Nii, ja meil on siis see on teise komisjoni. Tulnud paberi peale ettepanekud. Nii, see on teine. See on üldse viimasesse. Okay. Meil on 2 ettepanekut. Loen ette need ja ütlen, kes siis tegi ka, jah? Jah, esimehe. Et elukeskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks on seatud Janno Vool Tauno Võhmari poolt ja teiseks esimehe, aseesimehe siis kandidaadiks on seatud üles Oleg Kuznetsov Paul Keskküla poolt. Kas on veel ettepanekuid kellegil koha peal?
kui ei ole, siis teeme hääletuse, et sulgeda nimekiri. Palun käega märku anda. Kõik poolt. Ja vahe. Ja teeme siis vaheaja. Et nii kaua, kui siis valla valimiskomisjon tegeleb valimise ettevalmistamisega, siis nii kaua võiksid kandidaadid ennast tutvustada ja teeme siis praegu nii, et koha peal ja mul oleks siis järjekorras Janno Vool tutvustab ennast ja siis igal volinikul on üks küsimus Jannole. Aitäh. Nimi on Janno Vool, nii nagu ma välja ütles. Ja olen siis asendusliikmena antud hetkel ja eelnevalt olen siis 4 aastat olnud siis eelarve- ja majanduskomisjoni esimehena ja loodame, et nii nagu meil siin vallas on probleemid, et me peame raha igalt poolt kärpima, et me saame need eelarved ja raha asjad korda ja nüüd muidugi uue asjana nüüd keskkonnaprobleemid, et nendega siis tegeleda ja korraliku komisjoni kokkukorjad, et korralikud inimesed ja asjatundjad oleksid komisjonides olnud. Nagu kõik. Kas kellelgi on küsimusi? Palun käega märku anda. Tundub, et küsimusi ei ole. Siis teine kandidaat, Oleg Kuznetsov. Palun, Oleg, tutvusta ennast. Oleg Kuznetsov ja olen 20 aastat vallavalitsuses töötanud kommunaalnõunikuna, siis 7 aastat töötasin vallavanemana Illukal ja siis 4 aastat töötasin Alutaguse vallavalitsuses abivallavanemana. Kõik need teemad, millega komisjon tegeleb, minule on tuttavad ja siis põhimõtteliselt ma arvan, et saan sellega hakkama. Olin ka Illuka valla eelarve ja majanduse eelarve komisjonis, et üldiselt volikogus Illukal ma olin alates 1993. aastast kuni 2001 ja siis ma arvan, et kui te mind valite, siis te ei kahetse. Kas kellelgi on Olegile küsimusi? Tundub, et ei ole küsimusi. Et siis on kandidaadid ennast tutvustanud ja tundub, et komisjon veel valmis ei ole, et jätkame siis pausiga. Tairi juures siis saab sedelid allkirja vastu nagu eelmine kord. Kast on meil tühi. Hääletage siin, et siis oleks salajane ja laske palun siia. See on magnet. Topelt sellega võib. Kas keegi peab siin ka? Ei pea, keegi tuleb tagasi. See igaüks paneb ise siin. Hääletamiskabiinis tuli vastatus olemas. Igaühel on siis üks. Mul oli selle koha peal küll siuke, kuidas öelda.
Nii, kas kõik on hääletanud? Tundub, et kõik on hääletanud. Nii, palun valimiskomisjon. Lugege üle. Nii. Lugege arv üle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oota, ma näen. Mina loen tulemused ette või Ma loen. Okay. Nii, hääletustulemus siis on järgmine. 2 kandidaati oli, hääletasid 15 volikogu liiget, väljastati 15 sedelit ja kastis oli ka 15 sedelit. Janno Vool sai 9 häält, Oleg Kuznetsov sai 6 häält, seega siis komisjoni esimees on Janno ja aseesimees on Oleg. Nii. See sulle. Nii, mis nüüd? Nüüd on siis näed juba ära parandatud. Palju õnne, Janno, ja edu teile Olegiga komisjoni vedamisel. Nii, jätkame päevakorra järgmise punktiga. See on siis nüüd muudetud kujul haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ja meil on siin 2 kirjalikku ettepanekut. Esimene ettepanek on komisjoni esimeheks Kristiina Ets Tauno Võhmari poolt ja teine on Anneli Joone Liiru osapoolt. Teeme siis kohe tutvustuse ära. Kristiina, tutvustad ennast ja nagu ikka üks küsimus igal volinikul. Olen siis Kristiina Ets ja eelmisel perioodil olin samuti selle komisjoni juht. Et mida ma enda kohta ütlen? Olen töötanud erinevates tööalastes asutustes, olen olnud lastekaitsja, olen töötanud kriminaalhoolduses, praegu töötan Alutaguse hoolekeskuse juhina ja
Elan juba pikalt siin Alutaguse vallas, arvan, et olen tuttava inimestega, olen tuttava probleemidega ja püüan anda endast parima igat tööd tehes. Kas kellelgi on küsimusi Kristiinale? Tundub, et ei ole. Ja Anneli, palun tutvusta. Ja, Anneli olen. Olen olnud samuti valitsusjuurde ja sotsiaaltalist erinevad nimed komisjoni esimeses koosseisus. Et piisavalt kogemust ka volikogu liikmena olen vist olnud alates ja Riigikogu vallast kokku 20 aastat staaži. Aga komisjoni töös on väga oluliseks just seda, et me keskenduks haridusteemadele kindlasti. Et need teemad tegelikult nagu haridusstrateegia nagu läbivaadet, et tegelikult üks muud asja üle vaadata. Ja teine teema on sotsiaalvaldkond ja üks selline teema, mis, ma ei tea, kui palju kursid olete, et mis tuli minu aasta kaudu ootamatult välja, on see, et meil siis eakate üritustel pakutakse kanget alkoholi ja kingitakse kanget alkoholi, et tahaks sellise käitumise vallavalt ära lõpetada. Kas kellelgi on küsimusi Annelile? Küsimusi ei ole, siis teeme vaheaja, nii kaua kui valimiskomisjon valmistab siis valimised ette. Et kas on veel kellelgi ettepanekuid komisjoni esimehe, aseesimehe kandidaadiks? Kui ei ole, siis ma paneks hääletusele nimekirja kinnitamise. Palun käega märku anda. Kõik on poolt. Ja nüüd peab minna hääletama. Nii, palun, valimiskomisjon. Mida? Kast pühid, kõik nägid. See teeb hirmsa paugu. Meil on vaja kirjalikku ettepanekut revisjonikomisjoni esimeheks. Kes teeb? Kas sa teed ise või? Tauno äkki teeb. Revisjonikomisjoni liikmeks on vaja ettepanekut. Ma ei tea, keda esimeheks on seal vaja. Esimese aseesimees, jah. Meil on ainult üks ettepanek, aga meil on ühte veel vaja. Ühte on veel vaja. Ühte on veel. Kas kõik on hääletanud? Nii, valimiskomisjon, palun. Nii, vaatame ära. See läheb sulle.
tegelikult lehtile vist, ma ei tea, ta teise lehti, ma jätan aga mul see on siin. kuidas see tuleb sinna? Mul on seda vaja. Teen ruumi teed. Kitsas on meil siin. See tavaliselt ei ole siin nii palju inimesi. Kuidas ei ole? Kuidas vähem on? Siin on kõik. Sa oled niimoodi Wordiga teinud protokolli. Teen komisjonis. Vaata, sina pead komisjonides kohal. Seda me kirjutasin, tegelikult on 2 nimesid. Siis peavad komisjoni esimehed sinuga nagu kooskõlastama. See läheb enne. Siin ei olegi nii olnud. Nii, hääletustulemused on siis järgmised. Sedeleid väljastati 15, kastis oli 15 sedelit, kehtetuid ei ole. Kristiina Ets 9 poolthäält, Anneli Joone 6 poolthäält, komisjoni esimeheks osutus valituks Kristiina Ets, aseesimeheks Anneli Joone. Palju õnne, Kristiina, ja edu teile komisjoni vedamisel Anneliga koos. Nii, see tuli sulle. Ja jätkame siis päevakorraga. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ja siin on meil nüüd ka 2 ettepanekut. Esimene ettepanek on Paul Keskküla, Oleg Kuznetsovi poolt ja teine ettepanek on siis Hannes Kingu, Kristiina Etsi poolt. Kas on veel kellelegi ettepanekuid? Kui ei ole, siis sulgeks nimekirja ja palun siis käega märku andes hääletada. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda? Nii, kõik on poolt. Nii, valimiskomisjon hakkab tegelema, aga siis paluks Paulil väike tutvustus. Omavalitsuses või omavalitsussüsteemis 25 aastat, mida on ilmselgelt liiga palju. Oskan lugeda ja kirjutada, 100 piires arvutada, teen vahet 1000 eurol ja plussil ja miinusel ja miljonil eurol. Kahetsemine kohta, nagu kolleeg ütles, meil vallas ja ega volikogus pole kombeks kahetseda, nii et võite mind valida küll. Kas kellelgi on küsimusi Paulile? Selge küsimusi ei ole, siis Hannes äkki. Olen Hannes Kingu, ma olen siin Alutaguse vallavolikogus 2 perioodi olnud, nüüd läheb siis 3. Olin ka eelmises koosseisus revisjonikomisjonis aseesimees ja eks teen ka plussil ja miinusel vahet ja ega siis ei oskagi rohkem midagi öelda. Lähme edasi. Kas kellelgi on küsimusi Hannesele? Anneli, palun. Mul on küsimus, et kas revisjonikomisjoni kohta võiks tegelikult kuuluda nii-öelda siis vähemusele volikogus? Sa mõtled terve revisjonikomisjon? Esimene koht. Esimene peaks ka kindlasti kuuluma vähemusele, opositsioonile. See on nagu
juba nagu ilmselge ja see on kujunenud nagu selliseks. On kellelgi veel küsimusi? Küsimusi ei ole, siis teeme vaheaja. Me siis jätkame volikogu istungiga ja hakkame siis valima revisjonikomisjoni esimeest ja aseesimeest. Valimiskomisjon, palun. Hobusega. Nii, kas kõik on hääletanud? Valimiskomisjon, palun. Oli vist vist. Nii, valimistulemus on siis järgmine. Hääletamissedeleid väljastati 15, kastis oli 15, kõik ei ole. Paul Keskküla 12 häält, Hannes 3 häält, seega komisjoni esimees Paul Keskküla, aseesimees Hannes Kingu. Aitäh. Õnne ja edu. Nii. Nii. Ja päevakorra viimane punkt, Alutaguse vallavanema valimine.
siin on meil 2 ettepanekut. Üks ettepanek on siis Tauno Võhmar Timo Juursalu poolt ja teine ettepanek on korraldada vallavanema leidmiseks konkurss Paul Keskküla poolt. Et siin teeme käega on ju hääletamise. Et panen siis hääletusele algul, et korraldada siis isiku valimise läbiviimine. Ehk isiku valimise läbiviimine. Palun anda käega märku, kes on selle poolt. Kas on küsimusi? Just, et mitte konkurssi kuulutada, vaid et valida isik, kes saab vallavanemaks. Nii, palun käega märku anda, kes on selle poolt. 9. Palju sa said? 9. Mina ka ju. Mina sain 9 häält. 9 poolt häält. Ja kes on selle vastu? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 6. Erapooletuid ei ole. Siis on läbiviimine isiku valimist. Jah, siis konkurssi teemat me üldse ei arutagi. Meil on siis üles seatud 1 kandidaat, Tauno Võhmar. Ja palun Tauno, kas on kellelgi veel ettepanekuid? Ei ole. Siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda, palun käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik on poolt. Ja valimiskomisjon läheb tegutsema, nii kaua Tauno siis saab ennast tutvustada. Jah. Tauno Võhmar olnud Alutaguse vallavanem aastast 2017 ja põline kohalik siis, et isa poolt siitsamast Kalina külast, ema poolt Tammetaguste külast, veel vanavanemate poolt Rostojalt ja Täriverest. Nii et viimase 8 aastaga on ka ülejäänud kant siis nii Peipsi-äärne kui ka see Kuremäe piirkond, Narva jõe piirkond mulle vähemalt endale väga selgeks saanud. Et arvan, et vallavalitsuses ja vallavanema rollis oleme suutnud tegelikult mõlemad kõik 8 aastat olla siiski õiglased kogu valla suhtes. Kui volikogu saadik on piirkonnast valitud, siis on mõistetav, et esimene eelistus on oma piirkonna heaks energiat kulutada ja panustada vallavalitsuses ja vallavanema rollis seda õigust või ütleme, et see ei peaks olema, et tuleks vaadata valda tervikuna. Ja ma arvan, et see on nagu õnnestunud, enda seisukoht. Palju investeeringuraha on olnud tänu sellele, et me oleme olnud Põlevkivi vald ja tagasisidena mulle on varasematest aastatest tulnud just see, et miks kui see enamus kaevandusraha laekub endise Illuka ja Määrtusvalla territooriumit, miks ta siis nagu kulutatakse rohkesti mujale kõige vähem saastuse Määrtuspiirkonda. Aga tänu sellele ma arvan, et me oleme seisus, kus me täna oleme, et mina ei hävene tehtud, et kui sõidad ükskõikust valla servas sisse, on siiski näha, et muudatused, mis on silmaga tegelikult nähtavad. Nüüd järgmine 4 aastat, et saab olema selline, et eelarvestrateegia on paigas, 2026. aasta eelarve üldnumbrid on ka paigas, mida volikogu nüüd arutama hakkab. Ja peamised investeeringud on ka paigas, nii et järgmise 4 aasta jooksul on valla finantsseisund hea ka sel juhul, hea ka siis, kui 28. aastal näiteks olema kaevandus sulgub, ehk et kulude ja tulude osas on ka juba sellega ette arvestatud. Mille poolest me finantsiliselt eristume ülejäänud teistest omavalitsustest, on see, et
et meil pole sentigi tänaseks võlgu või sentigi laenu võetud. Ehk et tegelik võimekus ka siis, kui ajad on rasked, on see, et me võime veel 60% oma eelarvetuludest laenu võtta, mis on siis suurusjärgus 7 miljonit eurot. Ehk et kui peaks olema tõeline häda käes või tõeline kuldne võimalus taotleda veel kuskilt toetusrahasid, siis oma osaluse katte selleks on olemas. Mis veel? Ja kõik, jah, ootan küsimusi. Tauno, kellel on küsimus, palun. Paul? Küsin, eelmises või oli see üleeelmine majanduskomisjon, siis ütlesid sa, et mis on ka täitsa loogiline, et sul on sahtlis hulka selliseid, ütleme, projekte, mis ootavad õiget raha. Et kas sa võiks näiteks nimetada, mis need õige raha ootajad seal kastis võiks olla? Mõt ei tule mul endale tuttav ette, jah, ma kommenteerin, aga mul endale tule ette, et mul on sahtlis nagu hulka projekte, et mul endal sahtlis ei ole midagi. Ütlesid, et on ettevalmistatud ja töös olevad projektid, siis ma nagu loen. Töös on siis meil suurematest projektidest, siis on Iisaku teenuskeskuse projekt, rahastatud õiglase ülemineku fondist, millele siis lisandub Iisaku keskväljaku projekt, mida me oleme teinud jubi kaupa, et sealt on näha ainult algust täna, et Peipsi veere programmis me saime seal mänguväljakutele paarile atraktsioonile toetust, aga see projekt, ütleme, on see, kus siis tuleks nagu hoida silmad kõrvad lahti edasi arendada, sest seal on siis kogu see vaba ja puhkeala, et veesilmad, skulptuuri ja muuga, et see projekt on nagu valmis, millel ei ole siis nagu nii-öelda otsustatud rahastust taga. Koostamisel on siis Iisaku kooli projekt, hinnanguline maksumus siis 7 miljonit eurot ja selle projekti lepinguline tähtaeg on selle aasta lõpus, ehk et siis kui kõik läheb plaanipäraselt, saaks riigihanke välja kuulutada, ehitamishanke välja kuulutada järgmise aasta kevadel, nii et siis kui kool lõpeb ja hakkab ehitus pihta. Selle projekti kõige positiivsem mõju on see, et kooli ei pea lammutama, et lapsi ei pea ümber tõstma, lapsed saavad käia koolis nii kaua, kui uus koolimaja valmib ja siis kolitakse üle ja siis alles hakatakse lammutama. Esimese hooga lammutatakse ära või jääb jalgu või jääb ehitusele ette ja siis kordisaal ja aula on kõik üle kooli korpus saab kasutada. See on teine projekt, siis valmis on staadioni tribüüni projekt ootel, millel ei oleks rahastust, aga mida siis ka koostöös volikoguga võiks siis sel hetkel, kui on teada, kui palju läheb maksma, kui on ehitushange tehtud, kui palju kooliprojekt maksma läheb, et enda mõtlen see, et võiks ajatada samasse perioodiga selle tribüüni ehituses, see oleks ükskõik territoorium tervikuna korraga üheaegselt valmis. Siis töös on, leping on alla kirjutatud kunstide kooli ja ühiselamu projekti renoveerimiseks ja projekti koostamine. Selle tähtaeg oli vist järgmise aasta kevad ja siis saab otsustada, kust sinna siis see rahastus leida, kust leida kaasrahastust, ehk et seda nagu ka eelarves selle renoveerimisraha ei ole hetkel. Siis on Alajõe kogukonnamaja projekt töös. Seda me ütleme, et selle taotlejaks, mina kirjutasin selle projekti taotluse õiglase ülemineku fondi, aga kuna vald kui omavalitsusüksus ei saanud selleks raha taotleda sellele projektile, siis me taotlesime seda läbi valla siis sihtasutuse, läbi Arvutuse maa. Et see on töös, seal on tähtajad järgmise aasta, 2026. aasta sügis. Ja seal jäi siis sellest projektist raha tõttu, selle eelarve maksumuse tõttu, sai kohe ära lõigatud need
promenaadiks võib palju nimetada, jalgteed, meeleolurajad, siis mis on üle teisel pool jõge seal ja enne Järve kallast ehk et ühtepidi siis sinna Sadama muulini ja teistpidi siis Külaplatsini. Kus siis Külaplatsil ei ole ütleme, et ega põhiprojekti valmis oleku tasemel projekti, aga on kujundus või eskiisprojekt selle kohta, et laiendada siis Alajõe Külaplatsile ka Karavani parklat ja sellega kaasnevat infot ehk et teha üks ala juurde, et põhimõtteliselt tulevikus oleks see hajutatus parem meie valla territooriumil, Rannapunger ja Kauksi, nüüd on see Uusküla spa ja siis Alajõe juba sealt Remniku Vastmäe poole, see on vahepeal looduskaitseala, kus ei oleks nagu vallal midagi arendada. Siis on Alajõe. Ootel on ja ootab õiget aega, milleks siis raha hetkel ei ole, aga mis on siis vallavalitsuse ka üks siht või tegevus volikogu jaoks ka, ma arvan, et siis edasi arendada kogu siis seda Peipsi äärset taristut. Kui täna ehitatakse Kauksi-Puru Uusküla vee- ja kanalisatsiooniprojekti ja kohastit, siis ÜVK-s nii-öelda joonobjektidena on olemas ka siis Katase ja Alajõe, ehk et sellega tuleks edasi tegeleda ja taotleda sinna rahas läbi keskkonnaprojektide. Vast-Narvas on küsitud hinnapakkumine, aga ei ole realiseeritud, on siis sadamale see jõeäärne kai projekt, ehk et kui praegu on siis koorvaater on sees ja nüüd sildumiskohad, et siis see sadama arendus ka, et see plats tahab asfalteerimist või ütleme, et korralikku katet ja siis ka see kalda kindlustus ja tuleviku kai ja on mõte projekteerida ja siis ka otsida raha, et ehitada. Rannapunger ja oma valmis on kaldakindlustuse projekt. Seal on siis vaidlusmaa omanikuga, et avalik huvi on, aga siis eks see tuleb siis läbi vaidled, see võtab aega. See projekt on valmis seda Rannapunger ja seda kaldakindlustuse ehitust me oleme 2 aastat nagu üle kandnud eelarvest, eks ole, pole realiseeritud. Valmis on Kuremäe kogukonnamaja projekt, kus me siis täna oleme ära või oleme valmis jõudmas, see on ka veninud, aga siiski, et saab tehtud või on tegemisel ja saab tehtud, ehk et küttesüsteemi vahetusest oli 100% elektriküttel kogu maja. Siis on esimese korruse, poolkorruse ruumide remont pidi valmima oktoobris, nagu mul ikka juhtub, eks ole, ehitab, aga oktoober on lõppenud. Ja järgmise aasta eelarves on ka juba sinna tõstetud raha, et siis jätkata seda esimese korruse projekti ja järgnevast esimene korrus ära. Ja lisaks on siis tahtmine see sealt minna kogu maja soojustuse peale ja siis ka see kunagi teine korrus taotlema siis sealt CO2 meetmest ehk et sellest energiasäästu meetmest. Sama on siis tahtmine on ka seal kaugemas tulevikus, aga selle kohta ei ole projekti, on see pagari 7 maja, see ka ajalooline maja, muinsuskaitse all, see teeb keeruliseks, aga poolda lahti võtta, soojustada, poolda tagasi panna. Aga ma saan aru, et siin on küsimusi teisi veel. Ma küsin. Üks küsimus, Paul, on muidu. No juba, et kui küsib. Okei, ma arvan, et see on äkki teiste kaugitada, et ma saan aru, et praegu need 2 volikogu sihukese tempoga on praegu seotud sellega, et sa paned homme 8 kuuks minema. Küsimus on see, et kuidas nüüd nende 2 kuu jooksul vallavalitsuse siis juhtimine tehniliselt välja näeb. Asendaja määratakse, mina näen puhkusele, jah, see vastab peale, aga mitte homme. Ehk siis asendaja asi on siis ka juba uus vallavalitsus
uue vallavalitsus, kõik sõltub sellest, kas täna valitakse vallavanemaks siin ära. No tõenäoliselt valitakse. Siis kui valitakse, siis ma teen kohe ettepaneku uue vallavalitsuse osas ja järgmine kord on minu poolt tehtud ettepanek juba tuleb sinna siis teile otsustamisele. Selge. Anneliil oli küsimus. Ja, mina küsin sellise küsimuse, et siin eelmine volikogu koosseisu lõpus tuli välja, et siin sõna lause heaga saab rohkem levis valla peal, see on igal pool, see on valla ametlikel siis siltidel, kui ta ehitus, see on bussipeatustes, see on ikka veel siin suurte reklaamtahvlitel. Sa ütlesid, et see on sinu lause, valimiste lause, siis selgub, et tegelikult see on ühe ametniku oma looming, ta on selle oma raha eest teinud. Sa ütlesid, kui vaja sa võtad selle maha, et ma küsin, millal see lause, mis tegelikult ei ole valla lause ja mille puhul kasutatakse valla sümboolikat, millal see maha läheks? Kõigepealt ei saa olla minu lause, eks ole, et tehke guugeldajad, et ma kasutasin seda lauset 21. aasta valimistel, eks ole, oma visiitkaarti peal ainult. Et selles suhtes ei tahaks nagu nii tunnustatud saada, et minu lause on see, mina kasutasin seda toona. Ja siis viimasel volikogul, kui Paul tõstis selle küsimuse siin, siis mõtlesin ka, et kui see kõige käirib, võtan maa. Ja siis said ja seda edastatud siis oma töötajale, kes selle sinna pani. Ja noh, kui ma küsisin, et miks neid maha ei võtta, siis ta ütles, et pole tulnud infot, et see kedagi häiriks ja seetõttu ise ma ei ole neid sinna tõesti krappima läinud. Aga siis ma ütlen, et need häirivad palju, see lause häirib paljusid, et palun võtke maha. Minu on küsimus ka võib-olla. Minu on küsimus haldusreformi teemal. 8 aastat tagasi oli haldusreform, pandi 5 valda nagu liideti või liitusid. Et mina teie osupis hästi palju näen seda, et meil on nagu sellised aktiivseid inimesi pärast seda ära kadunud. Kas see on nüüd seotud või mitte? No ise küsimus. Et kuidas sina näed praegu seda 8 aastat, et kas liitumine oli nagu hea mõte? Ja kas tulevikus on ka mingisugused suunad, et peaks kas vallaelanike mõttes justkui liituma, samas piirkond on väga suur, väljakutsed lähevad veel suuremaks, et kas sina näed, et haldusreformi võiks edasi teha? Või peaks edasi tegema? Või kas see oli õige otsus üldse, et see otsus tookord? Kas peaks edasi tegema, ma ei oska öelda, et ma ei tea. Et mulle tundub, et tänastes piirides, tänases suurustes Alutaguse vald on hästi. Et ma ei näe ühtegi nagu argumenti, et minna täna teha ettepanek, et homme kellegiga liituda. Ma näen seda, et vastavalt selle meie eelarvestrateegiale ja meie nagu võimekusele nüüd teadselt 4 aastat, mis on see valitsemisperiood majandada. Me saame väga hästi hakkama, kui mõistlikult majandame, et mingit vajadust ei ole, et nüüd liitud näiteks kas siin ühinenud Jõhvi Toila poole või kui niimoodi, et fantaseerida, et kui see hetk on käes, et kui peaks liituma näiteks, et kui see võimekus väheneb, et kuidas nagu ikkagi areneda ja tunda, et elu läheb paremaks. Et siis ma ütleks niimoodi, et siis tuleks vaadata Lüganuse poole, eks ole, et kus siis täna riik on võtnud, eks ole, ka põhikoolide enda, ütleme, et eelarve reale, mis vabastas Lüganusel kohe mitu miljonit eelarvet raha, eks ole, muudeks tegevusteks, kus need taluvustasud lähevad Lüganusele, kus see radar, mis on meil siin Viru kaevanduse mäe otsas, eks ole, tänu sellele saab Lüganuse radareid panna, aga mitte radareid, vaid tuulikuid panna, aga mitte Alutaguse, et raha läheb nagu sinna, eks ole, et siis võiks nagu rahale järgi minna. Aga tõsiselt rääkides, siis ma arvan, et need otsused tuleks teha 3 aasta pärast umbes, et vaadata, nii nagu Paul tegi ettepanek, et vaatame siin suvel üle, eks ole, kuidas need komisjonid töötavad, siis mõtleks, et vaatame 3 aasta pärast üle, kui see vaja on hindanud, et mis vajadus tekib, kas liituda ja kuhu pole liituda, et täna ma sellega ei tegeleks. Ma panustaks energia kõik siia, ütleme, olemasolevasse keskkonda praegu ja eelkõige, ma ei tea, selles tuleb rauale, aga et ütlen ikkagi,
järgmise aasta valla eelarve on 24 miljonit. 4500 inimest, 24 miljonit eelarve. See on nagu noh, see on mitte ühendid, ei saa oma kohaliku omavalitsusega võrrelda. See raha hulk see elanikkonna kohta investeeringute osas. Investeeringute osa on 10 miljonit järgmine aasta. Et meie oma tulud on 14 miljonit. Et seetõttu saagem nagu sellega ja nende investeeringutega nüüd lähiaastatel hakkama, mis võtab ka 2-3 aastat aega. Ehk et seesama koolimaja nüüd ja pärast kogu selle keskuse ala korrastamine, et see kestabki 2-3 järgmist aastat, eks ole, kuni ta lõplikult sellisena valmis, nagu täna on kavandatud. Ja noh, siis on juba olukord teine, siis ka selleks ajaks, kui ma võrdlen näiteks Rakvere vald, mis on peaaegu rõngas vald ümber Rakvere, neil ei ole täna enam midagi investeerida, neil kõik valmis. Nad saavadki pühenduda rohkem ja keskenduda ja eelarvest ka panustada rohkem nii-öelda selle inimesele, ennetustele ja nendele asjadele, mis nad teevad, kui ma võtlen jälle eelarveid. Et seetõttu jah, kokkuvõtlikult ma arvan, et see ühinemine on teinud head kogu meie tänasele Alutaguse vallale, sellele piirkonna tervikuna. Ehk et meil ei ole enam nii-öelda neid maha jäänud, nähtavad maha jäänud, eks ole, piirkondi, endine ala ja valla territooriumil või Turuline valla territooriumil, see on nagu võrdsustunud. Kes ikka käib silmad lahti näeb, eks ole, mis on muutnud. Ja minu seisukoht on jah, et see oli tol hetkel hea otsus, aga ma ei kiirustaks nüüd kavandama uut liitumist. Minu küsimus on kindlasti see liitumise poolt, et pigem selles mõttes, et inimeste passiivsus on kasvanud. Et kui varem oli igas valla otsas mingid aktiivsed omavalitsused, kelle poolde sai nagu mingite teemadega poolda, siis nüüd on see nagu mingis mõttes ühtlustanud, aga ka natuke nagu ära kadunud, see passiivsust on juurde tulnud. Ma jälle ütleks, et 8 aastat tagasi, et aktiivsed inimesed on, ma nüüd oma silmele, mis ma näen, et aktiivsed inimesed on jäänud aktiivseteks inimesteks. Ma nagu seda ei näe, et keegi aktiivne on nüüd muutunud passiivseks. Lihtsalt kas on vanemaks saadud, eks ole, ja enam ei tegeleda sellist kogukondlike või laiemate gruppide kaasamisega või ongi siis sama mingi kogukonna vedamine vabatahtlikkuse alusel ja see kulutabki, eks ole, Oonurmes näiteks on neid, kui omal ajal nad seda 7 maja läbi projekti, eks ole, veel ehitasid, seal oli 20-30 aktiivset inimest. Täna on küll seal 30 aktiivset inimest, kes käivad kooris laulmas, aga nad enamus väljas poolt. Koha peal on need 2-3, eks ole, igapäevast eestvedajad ja siis mõned veel jõudvad. Paraku see on nagu meie territooriumi paratamatus, et inimesed aktiivsed jäävad ka vanemaks ja noori, kui järgi ei tule või kõrvale ei tule, et siis mingil perioodil tekib see tõesti selline väiksem aktiivsus, aga ma eeldan, et nüüd kus ka vald on ja vallavalitsus on siis panustanud, et need projektid nagu tuleksid ja realiseeruksid ja eraettevõtlus ka, see Uusküla spa näol näiteks kõige suurem muutus, mis on vast hakkab mõju andma. Et see loob, ma arvan, et see on 2-3 aasta pärast sellise uue tõusu sellele aktiivsusele, et ka siis kogukonnad saavad või neid innustumist saab olema nagu rohkem. Mul on vähemalt selle usk, et see Peipsi äär nagu tõuseb ja Rannapunkere, kui seda näe nagu ka pärast pead, eks ole, et seal küll seda inimeste hulka ei ole palju, aga põhimõtteliselt kõik ruutmeetrid on töös, võiks nii öelda, eks ole, et seal ei ole ka vaba ruutmeetrit, mida äri nii-öelda vaadata, et ei tea, mis selle tühja platsiga teha. Kõik nagu arendatakse. Et minul on selline küsimus, et mis sinu nägemus on Illuka ja Mäetaguse põhikoolide tulevikust? Nägemus Illuka, Mäetaguse ja ka Iisaku põhikoolide tulevikust on see, mida on koolid. Et ka Tudulinna ja ka Pagari kool, et nad oleks võinud täna siin olla, kui see oleks lapsi, nii et ma ei näe ühtegi nagu põhjust, et siin lähiaastatel peaks hakkama ümber korraldama Illuka. Iisaku korraldub ümber ainult hoone näol, et see kaasaegse hoone, aga laste arv on meil täna Mäetaguse koolist, parandage mind palun, kui ma nüüd eksin, aga et 145, Iisakus 111. Iisakus on 102. 102 ja Illukal 111. Jah. Et
kui laste arv jääb sellisele kujule, isegi uus kool on ehitatud arvestusega 135 lapsele, ehk et 9 klassi, 15 last klassis keskmiselt, sealt tuleb siis see arvestus. Et täna on 102, et siis on meil ka kasvuruumi. Illukal hakkavad, tulevad nii-öelda lagi ette siis, kui ruumid seavad vähe, eks ole, piiri. Ehk et just hiljuti Anneliga rääkisin koolidirektoriga siis, et seal on see ka kuskil see kasvuvõimalus seal kuskil 130, eks ole, et siis on nagu juba ruumide poolest ei saa. Ja Mäedagu see on 145, siin on olnud küll ka rohkem 160, aga ei ole nagu näha. Et surve tegelikult on nii Mäedagusel kui Illukal just lähilinnadest Jõhvis Kohtla-Järvelt, eks ole, selle eestikeelse õppega seoses. Et kus siis, et meie lapsi endi sünnib ju vallal eelmine aasta alla 20 vist või? 15 sünnib eelmine aasta või? Et aastal 2015 sündis Mäedaguse vallas üksi, kui veel vallad ühine nappe 20 aastat. Täna siis 5 valla peal, eks ole, 15 ja 20. Nii, kellelgi veel küsimusi? Anneli, ma tuletan meelde, et igal osalejal oli üks küsimus. Andres ees küsida. Aga Andres saab ise küsida, kui... Küsimust pole küsimus. Päevakord on meil kord on selline. Nii, aga valimiskomisjon on meil valmis. Viime siis vallavanema valimised läbi. Sedeli saab jälle allkirja vastu ja näitan ka ära, et kast on tühi. Nii, kas kõik on hääletanud? Tundub, et kõik on hääletanud.
mis on siis järgmine. Hääletamissedelid väljastati 15, sedelid kastis 15 ja Tauno Põhmari poolt 10 häält, vastu 5 häält. Seega vallavanemaks osutus valituks Tauno Põhmar. seal on vallalipp sees. Nii. Asustan ära välistuses kuskil, et koju ei koju. Sul on trikki tulla ja mulle oli otsa. see on aseesimees ka. Lõpetame siis vallavolikogu 3. koosseisu teise istungi. Ja kohe märkused, siis järgmine koosolek on juba jälle järgmine neljapäev. Et siin Paul ka tõi välja, et miks need nii järsku või järjest on, et hästi palju oli ikkagi seotud seoses sellega, et kaebus oli, et kuu aega ei saanud ju mitte midagi teha. Et järgmine neljapäev on juba siis uus volikogu istung. Ma ütlen vahemärkus, et 18 me peame arutatakse valla eelarvet juba arutama ja me ei saa eelarvet enne arutada, kui meil ei ole komisjone. Nii et järgmine nädal me peame kinnitama komisjonide koosseisu selleks, et me saaksime minna päevakordade juurde. 11.